väga mõnusas toas kamin kööb ja tunneme ennast väga hästi siin ruumis. Tahaksime teada, kas see on esimene maja, mis sa endale ehitasid? Esimene päris üksi ehitatud maja. Ja kui kaua selle maja ehitamine aega sul võttis? Ma sain aru, et päris kiiresti läks. Jah, et 1. juulil sai vundamendi auk sisse kaevatud ja 15. november ma kolisin oma asjadega sisse küll, aga muidugi maja oli absoluutselt poolik. See oli aastal 2004? Vist küll. Ja maja on nüüd ehitatud täpselt nii, nagu sina oled endale seda maja ette kujutanud? Jah, täpselt sai niimoodi projekteeritud ja kõik asjad, millest ma unistasin, on siin olemas. Jah, kamin kööb ja mõnus on siin tõesti istuda. Kas sellest küttest jätkub ja on see maja ainuke küte? Seda maja kütab jah ahi ja siis on pliit ja siis on seal seina taga on saun ja see on ka mul puuküttega. Et ma ise tahtsingi puuküttega maja, sest see oli kuidagi nagu lapsepõlvest mulle palju sümpaatsem kui need keskküttega elamised, kus ma vahepeal olin. Üsna ebatavaline on see, et saun on keset maja. Ilmselt sauna kütmine annab ka majale palju sooja juurde, kui parasjagu saunapäev on. Ja sauna kütan suvel ka siis, kui on õues niiske näiteks, et siis on kohe toas mõnus õhk ja talvel, siis kui see tahan või kui väga külm on, siis ma tõesti kütan sauna kas või iga päev ja siis see suur kiviunik on mul siin soe ja mul ei ole siin külm, sest ülemisel korrusel mul küttekeha ei ole. Jah, kuna siin on ka väga kena aatrium, siis kõik soe tõuseb ilmselt siis siit altkorruselt üles ja sellest soojast peaks vist seal ka piisama. Jah, siiani on piisanud. Puud asuvad teil väga toredasti ka majas ise ruumides, eks? Mul on puud laotud 2 poole ja väljastpoolt ma laon välisuksest sisse ja siit sauna eesruumist saan ma siis kätte nad, need siit seest toast võtan ja väljast laon. Ühe aasta puud on siis ühel pool ja teise aasta puud on siis teisel pool. Nii et on nagu kord majas. Veel üks väga huvitav asi, mida Eesti majades tavaliselt ei ole näha, on kahelkivist põrand. Kes siis selle välja mõtles? Seda soovitasid mulle lapsed. Et lapselapsed hakkavad sisse välja jooksma ja et see on hea variant ja see on tõesti hea variant, sellepärast, et kes laste järel kogu aeg puhastada jõuab, eks ole. Vaibad on teil vist emapärand? Ja ema oli mul kunagi enne seda lõpetanud Kehtna kodumajanduskooli ja tema kudus igal talvel Kangastelgedel. Et siin majas on suhteliselt palju siis põlvest põlve erinevaid pärandeid. Sain teada ka, et need voodid ja tugitoolid on siin, diivan ja on ema oma või? Jaa, need on mu sünnikodust. Ma võisin olla kusagil 5-aastane, kui meile need osteti, et siin on need vahetatud riie ja uuesti on vedrud seotud. Ja siis on ema vokk mul siin ja isa 50 aasta sünnipäevaks kingitud kell ja köögis on kodulaud. Maja on täis palju kaunist käsitööd, heegeldust, kaltsuvaibad ja enda kootud seelikut nägime seal. Magamistoas on teil tapeet ja rulood ühe mustriga. Kas see on juhuslikult leitud nii või on eraldi tellitud? See oli tütarde idee. Nemad leidsid, et seal Tallinnast Laura Ashley poes, et seal on selline variant olemas. Ja siis läksime kohale ja valisime tapeedid tütardega koos ja kardinad. Nii et selline võimalus oleks igal majaomanikul valida tapeet ja kardin ühte tooni mustrit. Köök on sul ehitatud sellisesse nurka, et saaks kiiresti ka terrassile.
välisuksest tulla kõige kaugemasse nurka, aga just sellepärast, et mul see iluaed ja kõik on siin õhtupoolses otsas, nii et saangi siit köögist suvetuppa, lõkkäärde, talveaeda ja siia ka. Et see on selline ring. Mõtlesingi oma ema peale, et kuidas tema vanemas eas ei jaksanud enam trepist üles tulla, et mina ka enam ükskord, kui ei jaksa sinna üles minna, et siis ma kolin siia alla köögi taha. Ja kõik on siis käe-jala juures? Ja kõik on siis käe-jala juures ja kõik on ühes tasapinnas. Kuidas talveaed suvel nagu toimib, et kas seal liiga palav ei ole? Päiksepaistilise ilmaga on seal tõesti väga palav, aga no meie kliimas on neid vihmaseid ilmu ja pilviseid, siis on seal väga tore olla ja jaanipäeval tavaliselt alati sajab, siis on lõke põleb, aga seltskonnaga on väga tore siin talveaias olla ja läbi klaasi lõket vaadata. Aed on teil ka praegust hilissügisel väga roheline. Ilmselt on see ka talvel nii. Olete kasutanud palju okaspuid. Kes selle idee andis? See meeldis mulle endale. Kui ma selle krundi ostsin ja kui ma seda maja projekteerima hakkasin, siis ma juba mõtlesin kogu aeg kaasa, milline see aed peaks olema. Nii et ma tahtsin sealt künkast alla tulles terrasse ja siis, et siit eluda aknast, kui ma välja vaatan, et siis olekski seal veesilm, kus vesi tuleb mööda astmeid nagu maja poole. Ja siis ma tahtsin, et mul oleks kärestik. Kui ma talveaias olen, siis on ilus aknast välja vaadata. Ja kuna seal edasi on kraav, siis ma tahtsin, et on kosk ka. Ja siis ma tahtsin neid sildasid ja kõike, mis siin on. Ja need okaspuud, ma ostsin lihtsalt suure vaimustusega igalt poolt kokku ja muudkui tassisin siia valmis. Nii et aiaehitajad, siis nemad panid iga puukese õigesse kohta, mis oli vaja päikse kätte panna ja mis poolvarju ja mis varju. Aga nad olid väga tublid, nad tegid mulle väga ilusa aia. Jah, seda on ka tähele pannud president. 2008 aasta saite presidendi auhinna. Jah, see juhtus jah nii. Olete siis teinud ka paar sillakest sinna. Kas seal lastel rõõmus joosta? Lastel on rõõmus joosta, aga sillad on tänu sellele, et siit krundist voolab läbi kraav. Ja see on päris looduslik, see läheb Emajõkke välja. Männi alla on pandud ka turbaaed. Mis seal peal kasvab? Seal kasvavad kanarpikud ja rododendronid, sõnajalad, luuderohi, pohlad, juhvikad, mustikad. Mis huvitav asi on seina peal, kus kudumisvardadki veel sisse ununenud? See on takunöörist kootud kardin ja majja sisse ta mulle siia ei sobinud. Ja siis saigi ta pandud sinna puukuuri seina peale ja vardad ka, et millistega ta kootud on. Et rääkisite ennem küttest, kui kütate sauna on majas hea soe ja siis vist ei ole ahju vaja küttagi. Panen tähele ka, et olete siia pannud õhksoojuspumba, kas kütmised on nüüd harvemad? Jah, praegu olen küll laisemaks läinud, et panen ikka õhksoojuspumba järgi siin eriti hommikul ja vahel õhtul ka. Suvel oli ta küll hea, sest et jahutas konditsioneeriga. Kui ma seda maja projekteerima hakkasin, siis ma mõtlesin selle peale, et ma suudaksin seda ka aastate pärast ise üleval pidada. Nii et maja on tulnud siis ökonoomne ja väikeste ülalpidamiskuludega. Jah.